Tere, minu nimi on Olga, ma töötan 2 aastat Raua osakonnas ehituse ABCs vanemkonsultandina. Tere ja minu nimi on Raimond, töötan ettevõttes 14 aastat ja olen siis ehituse ABC teenuste arendusjuht. Olengi liikunud trepiastme haaval müügikonsultandist osakonna vanemmüüjaks, vanemmüüjast osakonna juhatajaks, ka sellesama kaupluse laojuhataja, siis kaupluse juhataja, kohusetäitja, siis 3,5 aastat kaupluse juhataja ja nüüd siis ettevõtte teenuste arendusjuht. Ma ise läksin lihtsalt kõigepealt prooviks, see oli minu jaoks uus töö. Ma mitte midagi ei teadnud, kui ma läksin siia ja siis ma hakkasin õppima. Õppisin iga päev ja nüüd ma juba midagi tean sellest Raua osakonnast. Minu töö on selline, et pean käima tööl graafiku järgi, vahetustega tööl. Et vahepeal on lühikesed päevad, vahepeal pikad päevad, aga norm ikka tuleb norm uus. No võin nii palju täiendada, et olles ise olnud vahepeal kaupluse juhataja, siis tegelikult need töögraafikud on suht paindlikud. Et me ikkagi oleme tulnud oma inimestele vastu, kui ikkagi on vaja vaba päeva või juhtub midagi, siis alati on võimalus vahetada ja neid paindlikuks muuta. Tavaline tööpäev, tulen tööle ja kui on juba kaup, siis ma hakkan kaubaga tegelema, kui ei ole, siis klientidega rääkin ja annan nõu ja konsulteerin. Kui ei ole, siis vahetan sildid, kui on vaja. Minu tööpäev algab hommikul ärkamisega. Ärkan ülesse, teen kodus juba arvuti lahti, kontrollin ära juba mailboxi, kas on õhtul kirju tulnud. Seejärel sõidan kontorisse ja joon tassi kohvi ja hakkab pihta. Minu ametis on vaja eesti keele ja vene keele oskusi ja siis rohkem ei ole mitte midagi vaja, siis kõik on õpitav siin. Ega mul on sama. Kõik on õpitav, jah? Kõik on õpitav. Eesti keele oskus, vene keele oskus. Kasuks tuleb arvuti kasutamine ja kuna minu töö on selline nii-öelda kaadritagune, mis siin müügisaalis kohe silmaga näha ei ole, et siis on nagu sellist, ütleme, suhtlemisoskus on nagu hästi oluline tööriist mul igapäevaselt. Et kuna ümberringi on nii palju toredaid inimesi ja lahe meeskond, siis see on ka selline, ei ole selline kuiv kontorielu, et ikkagi kui ise oled aktiivne ja positiivne ja suhtleja, siis saab selle keskkonna nagu väga mõnusaks teha. Et siin on nagu nii palju erinevaid keskkondasid, et kindlasti kõik leiavad endale täpselt selle, mida nad otsivad. Minu jaoks on meeskond väga oluline, sellepärast, et kui sul on nagu õiged inimesed ümberringi, siis on ka seda tööd nagu hea teha. Ettevõte pakub tööriided töötajatele. Ettevõte pakub koolitusi, täiendõppeid, siis meil on kindlasti ka suvepäevad ja näiteks Raua osakonnas pakutakse tööriistade koolitused tööriistade peale. Värviosakonnas näiteks värvide peale iga firma teeb oma koolitused, kuskile viib, võib-olla ka Tallinnast väljas toimub. Minu töös on ettevõtte juhtkonna ja selline toetus nagu väga, väga oluline, et loomulikult kõik töövahendid, sporditoetused, meil on ka erinevad üritused nii suve kui ka talvepäevad ja jõulupeod. Mina arvan, et konsultandi amet sobib igale inimesele, kes oskab suhelda, kes teeb oma tööd südamega, mitte raha pärast, eks on. Kindlasti südamega, jah. Et ma arvan, et see sobib sellisele avatud iseloomuga inimestele konsultandi töö. Minu töö otseselt siis nagu teenuste arendusjuhina, seal peab olema natukene sellist arvuti taga nokitseja tüüpi ja samas sellist
avatud suhtleja tüüpi, pingetaluvus kindlasti on üks oluline märksõna, sest vahest lihtsalt asjad ei liigu nii kiiresti, kui sa tahaksid. Aga ma arvan, et siin ei pea eriti mingeid imevõimeid olema, et kõik on tegelikult selles keskkonnas siin õpitav ja jõukohane igale inimesele. Tahtmist peab olema. Kõige olulisem on tulla positiivselt tööle, teha südamega tööd ja siis kõik tuleb iseenesest. Vaata ka teisi tööjutte meie YouTube'i kanalil ning kliki telli või subscribe ja näe meie kõige uuemaid videosid esimesena.